Tervist! Tere tulemast, Raivo. Väga meeldiv. Astume edasi. Jaa, ootame Mattiase ka ära. Mattias paneb mikrofoni kohe külge. Ma võin kiiresti panna siia ühe klõpsi, siis pärast panen korraliku mikrofoni ka. No te olete viisakad vähemasti. Ma küsisin, aga ei jäänud ootama. Prantslaste Artel käitus palju inetumalt suvel. Nii, mis nad tegid? Panid mikrofoni rinnakarvadesse ja rebisid ära. Aga äkki räägimegi siis sellest, et mis ettevõtte parasjagu teeb ja on? Mis ta teeb? Jah. Mida toodame? Mida toodab, seda tean. NPM Silmet toodab haruldasi metalle ja muldmetalle, näiteks nioobiumi ja lantaani. Aga kuulajale igaks juhuks rahustuseks, et seda ei ole vaja meelde jätta. Aga kuidas see kõik seondub magnetite ja muude uute põnevate asjadega? Kuidas see seondub magnetitega? Magnetite põhitoore on neotüüm, prasiotüüm hetkel. Seda ei ole ka vaja meelde jätta. Ja meil näeb välja see tarneahel niimoodi, et praegult toore tuleb meile, meie eraldame need keemilised elemendid, siis läheb edasi ta Taisse. Tais tehakse täst metalliline. Metalliline läheb edasi Hiina, kus hiinlased teevad magnetid ja siis ta tuleb Euroopa autotööstusele tagasi. Kohutavalt pikk. Ja COVID ajal me panime tähele, et mitte ainult meie autotootjad, et kas viiruse pärast või mõnel muul toredal või tobedal geopoliitilisel põhjusel see tarneahel võib pihta saada. Ja andsid meile käsu 25. aastaks osa tarneahelast Hiinast välja tuua. Sellega tegelemegi. See on Raivo Vasnu, NPM Silmeti juht, kes võtab meid vastu Sillamäe tööstuspargis. 2 aasta pärast peaks tema käe all valmima Narva magnetitehas, mis hakkab tootma rohkem kui 10% Euroopas vajaminevatest magnetitest. Vähemalt esialgu, sest juba on plaanis ka laienemine. Paistab, et suuri asju osatakse Eestis teha küll. Te kuulate Kersti Kaljulaidi podcasti Presidendi sõna 3. osa. Eesti Nokia otsimine enam õnneks väga popp ei ole. Aga suure plaani või suurte asjade puudumisest oleme rääkinud äkki juba viimased 10 aastat. Mina olen Mattias Tammet ja meie väikeses improviseeritud kontoristuudios on minuga Kersti Kaljulaid. Võtsime fookusesse Eesti majanduse, millel läheb praegu väga halvasti, aga 30 aastat on läinud hästi. Ja püüdsimegi aru saada, et kõigepealt, kas see 30 aastat on läinud hästi vastavalt loodusseadustele, sellepärast, et vaene riik saades turule, kus on rikkad riigid, hakkab ju iseenesest kasvama või ei ole see nii. Ja siis püüdsime me mõista seda, et mis on nagu täna need sammud, mida me peaks tegema selleks, et see 30 aastat kiiremat kasvu võrreldes Lääne-Euroopa ja Põhja-Euroopa riikidega võiks jätkuda. Aga seda arutades tuli meil välja hästi palju erinevaid nüansse erinevatest pudelikaeladest, mille likvideerimise kiirused võiksid olla väga-väga erinevad. Mõnest saaks lahti tegelikult kuu ajaga, kui sul on valitsuse ja Riigikogu koostöötahe. Ja mõned võtavad muidugi rohkem aega. Aga sellegipoolest kõikidele muredele, mida me täna suudame Eesti majanduses tuvastada, pakkusid meie külalised huvitavaid lahendusi. Ma muidugi kiusaksin sind korraks, et kust sa võtad, et Eesti majandusel halvasti läheb? Eesti majandusel läheb täna selgelt halvasti sellepärast, et juba väga mitmendat kvartalit järjest on Eesti majanduse kasv negatiivne, ehk Eesti majandus on jäänud väiksemaks. Seda nimetataksegi klassikalises mõistes halvasti minemiseks. See võib olla ka juhus, see võib olla maailmaturgudest, mis iganes. Jaa, aga ka sellisel juhul, kui maailma majanduse konjunktuur on väga halb, ei puudu riikide hulgas võitjad. Alati leidub neid, kes suudavad selle konjunktuuri negatiivsed aspektid panna enda kasuks tööle. Ja need, kes on kiired ja paindlikud, tihtipeale jõuavad sellest langusest nagu enne välja, palju enne teisi, kui nad teevad õiged otsused. Tervist, sisse ja varsti vasakule. Peadirektorid käivad ülikonnas ikka. Suur rõõm. Ma hilinesin minutist, ma ikkagi olen harjunud presidendid Kadriorus. Ma läksin Narva maantee 85 Kaitseliidu majja, püüdsin sisse murda.
Tallinki juht Paavo Nõgene on üks neist, kes on Eesti majanduse pärast viimasel ajal avalikult kulmu kortsutanud. Ilus kollane maja. Narva maantee 85. Kas sa kohvi tahad? Jaa, aitäh. Musta. Musta. Me teeme sulle musta kohvi. Tõsi muidugi on, et Tallinki turule on viimased 3 aastat olnud ka väga laastavad. Samas viimased majandustulemused olid pigem head. Ja pikas perspektiivis on nii Eesti kui Tallink olnud ju puhtad näited võimsast majanduslikust edust. Aga heiskame alustuseks pessimismi laevapurjed ja räägime Paavoga, miks see nii ei pruugi jätkuda. Ma hea meelega alustaksingi sellest, et vaata, meil on tegelikult ju selja taga 30 aastat nagu imelist majanduskasvu. Pool teed Soomele on järele võetud, on ju. Kuskil elu Eestis on nagu Soomes 90ndate teises pooles. See on umbes selline 25 aastat järelevõttu 30 aasta jooksul, mis on tegelikult ju hästi-hästi kiire. Me oleme järelikult Soome majanduskasvust kiiremad olnud peaaegu 2 korda suurel osal nendest aastatest, mis on nagu väga vägev saavutus. Et kui me praegu vaatame, kus me oleme, et mis sa arvad, kas me järgmise 30 aastaga nagu praeguste eeldustega, mis me oleme loonud, oleme nagu Soome, ehk me oleme selle ülejäänud vahe katnud või hakkab kuskilt kärisema, mis see su tunne on? Ma arvan, et me oleme selles mõttes täiesti uues olukorras, et meil on lisaks majanduskasvule ka palgad väga kiiresti tõusnud, meil on väga kiire inflatsioon olnud. Meil on sektoreid, kus palgavahe meie naaberriikidega, näiteks võtame Rootsi, on juba praktiliselt olematu. Jah, seal on veel 20% minna, aga see tekitab konkurentsiolukorrale täiesti uue vaate, sest et kui muidu toodeti Eestis ja eksporditi näiteks Rootsi, siis kui see palgavahe väheneb veelgi, siis tootmishind enam ei ole see, millega eksportida, et siis on juba küsimus, et mida sinna eksportida. Et mina ootan väga seda, et Eesti tippjuhid astuksid sisse, ma ei tea, Elon Muski või Apple'i juhi või selliste suurkorporatsioonide ustest ja püüaksid need Eestisse tuua, sest et jah, täna on meil geopoliitiliselt väga keeruline olukord ühe oma suure naabriga. Aga 15-20 aasta perspektiivis ju see piir ilmselt läheb uuesti lahti. Ja kui me vaatame, et kus on geograafiliselt Ida-Virumaa, ta on Euroopa ja Venemaa vahel. Et see oleks ideaalne geograafiline punkt selleks, et tegelikult tuua Eestisse hoopis neid uusi tootmisi, mida meil siin on kunagi olnud, kuni selleni välja, et on see siis autode tootmine või on see auto mingite detailide tootmine, aga on see, ma ei tea, Amazoni logistikakeskus, mis hakkab teenindama nii Euroopat kui Venemaad, on need kõik roheenergiaga seotud vajalikud investeeringud, miks on Skeletoni tehaseks Saksamaal, miks järgmine võiks olla Ida-Virumaal ja nii edasi. Et ma arvan, et me enam hinnaga ei saa lüüa, nüüd me saame ikkagi ainult lüüa sellega, et mida maailm tegelikult vajab ja see Covidi kriis ju näitas ka väga hästi kätte selle, et Hiinale ei saa loota. Euroopa ju täna tegelikult toob ikkagi kõik võimalike vahendite tootmise ära Euroopasse või loob neid niivõrd palju kui võimalik, et Eesti ei tohiks siin kindlasti jääda nagu järelsörkijaks. Aga see on päris huvitav, et sa ütled, et me võiks üritada neid autotehaseid siia tuua, et 90ndate lõpul, sajandi algusel me suhtusime suhteliselt põlglikult tegelikult nendesse küsimistesse, mis siin ju kõik olid, kõik küsisid, ma mäletan ise, ma töötasin ju siis Laari juures, küsisid riigipoolseid eeliseid ja toetusi, eritingimusi ja ütleme, selge korraldus Vabariigi Valitsuselt oli kõigile sellistele öelda, et Eestis on kõik kapital hästi koheldud, kellelgi ei ole erikohtlemist, aga kõigil on nagu väga hea kohtlemine. Lõppude lõpuks meil ei ole isegi ettevõtte tulumaksu, eks ole, ja palju muud toredat ja leiti, et erikohtlemist ei ole nagu tarvis. Ja mis need autotehased siis tegid, nad läksid Slovakkiasse ja täna ollakse seal nendega tegelikult ju väga hädas, sest et need tehased evivad tehnoloogiat, mis oli arvestatud sellega, et slovakkidel ei tule kunagi üle 700 € kuus palka maksta. Aga täna tegelikult juba nagu tuleks, ehk et nüüd on sellest saanud Slovakkia riigi probleem, mitte tegelikult nagu lahendus. Sa arvad, et see võiks olla paremini? Mul on oma nahal tundnud seda, kuidas ma kannan ühe Rootsi rõivafirma Eatoni särke, mida vanasti toodeti Tartus Sangaris, nüüd toodetakse Rumeenias, et eks see tootmine on käinud siis mingites valdkondades läinudki odavamatesse kohta, Eestis oli peaaegu enam üldse konkureerima. Aga minu jaoks on hoopis küsimus, et mis on täna siis
nii-öelda eelis või et milliseid eelistingimusi üldse siis soovitakse. Ma arvan, et ega Euroopas on üldine suur probleem, et kui Saksamaa kehtestab oma tööstusele oma suure massi ja jõuga mingisuguse energia ülempiiri, on see 50 eurot megavati pealt, siis meie konkurentsivõime siin midagi tootes saab sõites Saksamaale kuskil Leedu keskel otsa, kaugemale lihtsalt ei jõua. Et Euroopa Liit peaks ära lahendama selle, et selliseid soodustusi ei tohi teha. Kui on turumajandus, siis on turumajandus. Ma vaikselt arvan, et lahendaski, sest sakslased andsid teada, et nad nüüd loobusid sellest plaanist sellel sügisel ja ma arvan, et kui see oleks tõesti juhtunud, siis oleks Eesti riik pidanud kas või võtma ja minema Saksamaa vastu kohtusse. Jah, aga talv ei ole veel käes, et vaata, mis talv toob, et kui nad lähevad üles, siis kipuvad emotsionaalseid otsuseid tegema poliitikud ikka. Aga täna on ju maailmas on ju hoopis uute asjade järgi vajadus selleks, et kogu seda rohepööret ellu viia, et ma ei tea, miks seesama Vestas Wind, kes ju toodab tuulikuid või nende tootmisvajadus ju peab tõusma. Kus nad need teevad, et kas me töötame täna selle nimel, et tegelikult põlevkivi kaevandamine võiks asenduda tuulikute tootmisega või midagi sellist, et aga need tehased tahaksid ju ka energiat ja selleks, et Euroopas seda toodet müüa, me täna tegelikult juba ju kuuleme, et Põhjamaades meie ettevõtted on konkurentsivõimes kaotanud mitte ainult palgatõusu tõttu, vaid ka selle tõttu, et nad peavad ostma rohelisi sertifikaate, et üldse seal turul püsida, sest meil endal ju rohelist energiat ei ole, ehk et enne kui asuda tuulikulabasid tootma, et äkki oleks vaja kasutada teiste ehitatud labasid selleks, et oma energiasüsteem ei, kindlasti, aga ega üks ei välista teist, et ega energiasüsteemi ümberehitamine võtab ikkagi nüüdeks mingi +3, 4, 5 aastat sõltuvalt, et kas lõpuks väljastatakse load või väljastata selleks, et keegi saaks hakata ehitama. Et sealt on Eesti enda vajadus neid labasid saada. Aga tootmisvõimekus on ju, või tootmisvajadus maailmas täna kogu selle rohepöörde juures on ju kordades ja kordades suurem, et lihtsalt minu mure on see, et kui jälle teised riigid teevad rohkem tööd selle nimel, et mingisuguseid uusi tootmisi ja tegevusi oma riiki saada ja Eesti sellega tegeleb pehmelt öeldes lahjalt, siis me kaotame ka tulevikuks mingisugused töökohad, mida tegelikult võiks Eestisse lisandväärtust luua. Kas see siis peaks olema läbi ettevõtete toetamise? Sinu ettevõte Tallink, eks ole, sai koroona ajal üsna suure abi riigi käest, paljud teised said ka. Et võib-olla ei ole sul väga mugav sellest rääkida, et kas riik peakski ettevõtteid rahaga toetama või peaks ta siis tagama selle, et hästi kiiresti saab asju teha. Ma näiteks kuulsin sellel suvel juhuslikult rääkisin prantslasega ja nemad ütlesid, et neil tuli mõte, et teeks, sest oli ka magnetite tootmist ja mõte tuli, 2 aasta pärast tuleb esimene toodang välja, eks ole, et kas see on see riigi abi või siis see sama asi, et tagada see rohelise energia olemasolu, mis rohelise energia olemasolu, nii nagu soomlased seda näevad, on ju ka see, et tööstus absorbeerib neid tippe ja leevendab neid lohke, ehk et toodab siis, kui elektrit on ja vaikib siis, kui ei ole, et kas pigem see kogu kompleks või siis ikkagi tuleks ettevõtteid lihtsalt toetada selleks, et nad saaksid need asjad tehtud, et kuhu poole peaks riik siis liikuma? Esiteks Tallinkist mul ei ole üldse piinlik rääkida, et Tallink sai laenu Eesti riigilt. Lihtsalt sul võib olla keeruline rääkida sellest, et riik ei peaks rahaliselt ettevõtteid toetama. Jaa, aga üks siis on toetamine, teine on võimekus võtta laenu, et meile tegelikult loodi võimekus võtta laenu. Soome andis garantii, Eesti andis laenu, selle aasta lõpus plaanime mõlemad tagasi maksta. Ma tegelikult arvan, et esiteks on meil vaja stabiilset maksukeskkonda ja majanduskeskkond selleks, et ei tekiks selliseid turbulentse, nagu siin mõni aeg tagasi oli, et pankadel läks täna hästi, võtame raha ära, järgmine aasta vaadatakse, et kellelgi teisel läheb hästi, võtame raha ära. Ja teine, ma ei leia, et peab otseselt toetama, aga meie konkurentsitingimused meie lähi- ja naaberriikidega peavad olema sarnased. Ma toon näite laevandussektorist, kus on ajalooliselt kõik mereriigid maksnud merendustoetust. Eesti tegi seda COVID ajal, järgmine aasta ei tee, aga tegelikult ongi nüüd, et kätte on jõudnud palkade mõttes võrdne hetk, et kui Rootsi maksab näiteks tulevikus edasi merendustoetust, Eesti ei maksa, siis enam Eesti lipu all töötav tööline ei ole tööandjale
konkurentsivõimes. Ja siin on, nagu ma arvan, see üldine probleem just, et jah, niikaua kui kõik riigid tõmbavad tekki enda poole ja loovad erinevaid maksuerisusi ja maksutingimusi, siis see konkurents jääbki erinevaks. Aga ma arvan, et tegelikult Eesti peaks alustama sellest, et üldse püüda nendest suurtest ustest sisse saada, et rääkida, et meil on selline koht nagu Ida-Virumaa, mis oma geograafilise asukoha poolest võiks anda ikkagi väga palju eeliseid, just nimelt vaadates pikemalt ettepoole, et kõrval on väga suur turg ja teisel pool on veel suurem turg. Et ma arvan, et need võimalusi lihtsalt täna aktiivselt ei kasutata. See on ju ilmselge, et me ei suuda, kui läheb toetuste jagamiseks, siis me ei saa konkureerida suurte euroga. Jaa, aga ma arvan, et me saame konkureerida väga hea tööjõuga, väga hea innovatsiooniga, mis on Eestis mingites valdkondades olemas, mis saavad toetada kõiki neid uusi tootmisi, milleks vajadus on. Kusjuures mul tuleb selle peale meelde, et me käisime päris palju Ameerikas ju ka ettevõtteid pidi siis, kui ma olin vabariigi president ja mul oli ka võimalus tegelikult rääkida näiteks Amazoniga ja rääkida sellest, et vaata Amazonil ja kõigil teistel tollel hetkel hakkas tekkima suur probleem, et riigid süüdistasid neid selles, nad võimaldavad anonüümsust väga palju oma toodete tarbijatele ja üldse internetis, eks ole, ja siis meil oli nagu neile pakkumine, et vaadake, et meil on välja töötatud selline lihtne, odav, tarnekindel, toimiv, eks ole, identifitseerimismudel, et tegelikult ei oleks väga keeruline ette kujutada, et sa Eesti klientidele liidestad ära selle nagu Amazoniga, et saaks näidata, et see on riikide kohustus pakkuda seda identimisteenust, et ega siis passide jagamine ei ole kunagi erasektori töö olnud, aga nad ilmselgelt ei, see oleks vajanud, eks ju, sellisel juhul ma arvan, et oleks võimalik olnud seda mõtet nagu edasi arendada, aga see tähendab väga pikka raja ajamist, eks ole, mille jaoks siis tuleks ilmselgelt pannagi siis nagu ametnikud toimetama, et ma ei tea siis kas EISA omad või Majandusministeeriumi või Välisministeeriumi majandusdiplomaadid, et ühekordsest mainimisest ei juhtu midagi, isegi kui see idee nagu tundus kindlasti Amazoni nagu päris. Absoluutselt, ega Eestis on ju tihti olnud väga häid ideid, aga need öeldakse välja ja need jäävad kuskile soiku, et võtame selle sama EISA, kes ju tegelikult peaks selliste asjade eest igapäevaselt seisma, jah, nad kindlasti ka teevad seda ja on ka mingisuguseid näidata ette mingid tulemusi, võtame seesama, et seesama magnetitehase juures, eks öeldakse, et nad mängisid oma teatud rolli kõikide teiste inimeste kõrval, aga omast kogemusest olen ka andnud natuke aega riigiametnik, et ikkagi teatud ustes sa saadki sisse ainult siis, kui sul on pagunid. Jah, selleks peab olema näiteks saatkonnas number 1 või number 2, eks ole. Absoluutselt, jah, number 2 juba ei saa igalt poolt sisse ja ma arvan, et selleks, et Tesla või Apple'i juhtide juurde saada peaks olema vähemalt endine president. Et siis tõesti minna ja proovida midagi seal ära teha ja neid järjest veenda, aga loomulikult selleks peab olema see järgnev struktuur, kes siis tegelikult jääb seda ellu viima, et võib-olla Anne Sulling on siin üks näide, kes ju omal ajal tegelikult müüs CO2 kvooti mingi 10 aastat tagasi ja see oligi ju pidev püsiv töö. Peaminister võttis selle tegevuse Keskkonnaministeeriumist Riigikantseleisse ja sellega hakkasid 2 inimest püsivalt töötama ja tegelikult ju murti uksest sisse sisuliselt Andrus Ansipi pagunitega ja tehti ära väga hea töö. No aga räägime siis korraks ka sellest sissemurdmisest. Anne Sulling, endine ettevõtlusminister, Riigikogu liige ja peaministri nõunik. Jaa, et see on üks põnev lugu, et tegelikult mina sattusin peaministri büroosse hoopis euroteemadel. Ma olin kunagi juhtinud eurole ülemineku projekti ja Andrus Ansip tahtis, et keegi oleks ka peaministri büroo tasandil, kes seiraks seda protsessi, et kõik läheks viperusteta ja nõnda siis kutsuti mind peaministri büroosse. Ja tegelikult oma põhikohaga ma töötasin 4 Energias ja olin seal kvoodikaupleja. Ja siis poole kohaga liitusin siis peaministri bürooga. Ja seal olles siis oli just eurole ülemineku kriteeriumide täitmine oli päevakorras ja kuna toona oli majanduslangus, tööpuudus suurenes, seega surve riigieelarve defitsiidil oli suur, siis oli suur küsimus, kuidas me selle riigieelarve defitsiidi kriteeriumi ära täidame. 15 aastat tagasi oli Eesti majanduse olukord väga karm. Üleilmne kriis, defitsiiti kiskuv eelarve ja aina agressiivsem idanaaber. Kuigi niimoodi võttes kõlab see ju tuttavalt. Minu partner siis
kvoodikaubanduses oli Hannu Lamp, kes oli ka siis Nelja Energias selle valdkonna peal olnud ja temaga arutelus jõudsime selleni, et me võiks ju müüa riigi kasutamata saastekvoote, et siis riigieelarve tulude poolt suurendada. Ja Hannu tegi siis kiirelt arvutused ja toona oli krooni aeg ja ta sai umbes, et toonaste hinnatasemetega, et suurusjärgus 10 miljardit on see potentsiaal krooni, mis oleks võimalik ära tuua. Ja ma selle sõnumi saatsin siis kolleegile, peaministri majandusnõunik Aare Järvanile ja tema siis edastas selle info peaministrile. Ja see ülesanne siis tegeleda kvoodi müügiga anti kõigepealt Keskkonnaministeeriumile. Ja siis läks aega ja midagi ei juhtunud. ja pool aastat hiljem siis Madonna kontsert oli Eestis. Ja Läti peaminister Dombrovskis tuli Eestisse külla ja enne kontserdile minekut tuli Stenbockist läbi ja tegid Andrus Ansipiga siis selfie. tegid pilti Stenbocki siis rõdu peal ja samal ajal helises Dombrovskise telefon. Ja talle anti teada, et Läti on suure kvooditehingu sõlminud. Selge. Ja siis Dombrovskis jagas seda siis Andrusega ja Andruselt kohe kihvatas, et aga miks meie kvooditehinguid ei õnnestu teha. Ja siis kutsuti kokku kabineti nõupidamine, mäletan hästi seda, see oli seal Terrase kabinetis. Ja kutsuti Keskkonnaministeeriumi ametiks siis rääkima, et miks see kvoodi müüks või kuidas see edeneb ja miks ta ei edene. Ja need põhjendused siis hästi ei veennud peaministrit ja kuna mina olin seal ka sellel kabineti nõupidamisel, siis ta palus minul rääkida, kuidas mina sellele läheneksin. No ja siis ma rääkisin, kuidas mina teeksin ja see jutt lõppes sellega, et Andrus Ansip ütles siuksed sõnad, las professionaalid tegelevad. Selge. Ja nii oli see Ühesõnaga, otsustatud. see võeti ära Keskkonnaministeeriumist ja siis teades, et Läti on juba riigina sellise mudeli jooksnud käima, oli siis võimalus sinu Nelja Energia kogemuse põhjal see asi ära teha. Täpselt nii. Ja siis oligi, et kuna ma olin nii-öelda need teadmised saanud Hannu Lambi käest, siis mina tundsin nii-öelda kohustust, mitte kohustust, aga selles mõttes, et mulle tundus loogiline, et me teeksime seda koos. Ja ma helistasin siis talle ja ütlesin, et kas sa oled valmis tulema riigi kasutamata saastekvooti minuga koos müüma ja ta oli nõus ja niimoodi saime selline tiim, kes selle müügitegevusega tegeles. Et see eelarve tasakaalustamine, et kuulaja saaks aru, et miks eelarve üldse oli vaja majanduskriisi hetkel tasakaalustada, et me olime aru saanud, et meil on sellel aastal ainulaadne võimalus täita inflatsioonikriteerium, aga et siis olla euroala kõlbulik, pidime me ikkagi hoidma paigal ka eelarve tasakaalu kriteeriumi, et võlaintressiga meil tollel ajal probleeme ei oleks, täna vist oleks küll päris palju, aga siis ei olnud, sest meil võlga praktiliselt ei olnud ja see võlg, mis meil oli fikseeritud laenulepingutega pankadest, ehk et see oli hästi-hästi oluline, see eelarve tasakaal tollel hetkel. Täpselt, ja see oli ajahetk, et kuna Eesti oli konvergeeruv majandus, siis oli juba definitsiooni järgi meil kogu aeg inflatsioon kõrgem kui euroala keskmine. Just, me olime juba 2-3 aastat sellega maadelnud, vaadanud kadedusega Sloveenia, kelle majandus oli erastamata, mistõttu nad lihtsalt panid hinnakasvu kinni, läksid lipsti euroalale, eks ole, ja siis me kasutasime selle ära. Aga see näitab, et tegelikult sai teha, et selles näites oli nii mõnigi element, mis on ka mulle tuttav, selleks, et ministeeriumites ei jääks venima meie euroläbirääkimiste peatükid, võttis samamoodi peaminister Laar, võttis siis oma majja, seal Hololei, mina, eks ole, vaatasime, et kõik need asjad nagu oleksid täpselt joone peal, iga nädal käisid ministrid aru andmas peaministri juures isiklikult, et kuidas peatükkidega on. Täpselt samamoodi meie ID-kaardi juurutamise projekti tegelikult veeti Stenbocki majast ja ka meie geenivaramu projekti, seda seadusandlust veeti samuti Stenbocki majast. Ja ma nüüd ei tea, aga mulle tundub, et võib-olla ainus selline suurem ja see ei olnud ka nii suur, aga see platvormimajanduse jaoks meie seadusruumi kohandamine, seda vist veeti parlamendist. Seda vedas Kalle Palling, kes oli sellel hetkel parlamendis, aga ikkagi ka seda ei vedanud ükski ministeerium. E-residentsus selle sünni kohta ma isegi nagu ei tea, aga kui ta hakkas kraavi jooksma, siis veeti seda natuke aega isegi Kadriorust sinna uude raamistikku nagu kohale. Et millegi pärast on niimoodi, et ministeeriumites ei monitoorita neid pudelikaelu. Nii on, kusjuures ma mõtlesin just selle peale, et mis on need teemad, mis võiks olla nii-öelda kandidaadid, olla toodud peaministri büroo tasandile ja minu meelest esimene kriteerium on see, et nad peavad vajama ministeeriumide ülest koordinatsiooni. Et
ja kvoodimüük oli üks nendest, kuna need ideed, kus me need rahad investeerisime, tulid erinevatest ministeeriumidest. Ja teine asi on see, et see peab olema peaministri prioriteet, peaminister peab olema sellele pühendunud, ta peab olema ise selle teema taga, et hästi palju sõltub peaministri isikust ja mis tema oluliseks peab. Et peaminister peab üldse olema komistusvõimeline, et tal peavad olema eesmärgid, ta peab tahtma Eestit teha millegi poolest paremaks või lihtsalt üldiselt tooge mulle mõtted ja ma tahan seda Eestit teha paremaks ja ma siis nii-öelda valitsusjuhina viin selle läbi, mitte et ma koosoleku juhatajana jagan ülesanded laiani ja jään ootama, kuni see nagu tagasi ei tule. Täpselt nii, jah. Aga kas see on paratamatu ja isegi õige? Tekib mul siin kohal nagu filosoofiline küsimus. Mina arvan, et see tegelikult selle kvoodimüügi näite varal on selline huvitav võrdlus, et me Hannu Lambiga koos tegime täpselt seda sama tegevust, me müüsime kvooti. Aga tema oli alguses, me olime Keskkonnaministeeriumi palgal, hiljem Keskkonnainvesteeringute Keskuse palgal, aga mina olin lisaks veel Stenbocki majas. Ja ma mäletan sellest ajast, et Hannu väga sageli tuli minu juurde ja ütles, et keegi mind ei kuula. Ja alati, kui me sattusime mõne takistuse otsa, siis pidin mina olema see, kes selle asja ära lahendab. Ehk et peaministri büroos, et nii-öelda kuna ta oli ministeeriumide ülene, siis sealt oli asju palju lihtsam korraldada ja võib-olla oligi ainuvõimalik korraldada. Et ma toon näiteks näite, et kui me tegime Hispaaniaga, tahtsime teha tol hetkel trammide tehingut, tuua Tallinnasse uued trammid, siis need uued trammid, moodsamad trammid kaalusid oluliselt rohkem kui need vanad, mis siin sõitsid. Aga need rööpad ei olnud sobilikud kandma neid raskeid tramme, mis tähendas, et lisaks kvoodimüügile oli vaja ära renoveerida ka see infrastruktuur, selleks oli vaja leida vahendid ja see summa, mäletan, oli suurusjärgus 20 miljonit eurot, et see nii-öelda rööpad ja see pool ära vahetada. Mis tollel ajal kõlas nagu 300 miljonit krooni. Väga suur summa, hirmus raha, jah, just. See on vist korraga risk ja võimalus, et meil on riik, kus peaministri juures saab teha ägedaid asju. Aga kui kas peaminister või tema ümber olevad inimesed seda ei soodusta, siis neid asju sünnib paratamatult palju vähem, sest mis iganes põhjusel julgeb ülejäänud riigiaparaat selliseid julgeid samme astuda palju vähem. Mingis mõttes tähendab see lõpuks muidugi ka lihtsalt seda, et otsustel on tagajärjed, üllatus. Seega ühtpidi ei tohi riik ette jääda ja teisalt peab ta aitama oma enda aparatuuril koos töötada, et need otsused, mille peab langetama riik, ka päriselt langetatud saaksid. Aga hea küll, majandus tähendab eeskätt eraettevõtlust ning juba saatest läbi käinud märksõna Ida-Virumaa on see koht, kus praegugi huvitavaid asju juhtub. Koos sellega kõlab aga üks teinegi märksõna või märktermin, see on õiglase ülemineku fond. Ma loen ette Europarlamendi veebilehel asuva lühikese kokkuvõtte. Õiglase ülemineku fond on ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevate tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega. Õiglase ülemineku fond aitab ellu viia Euroopa rohelist kokkulepet, mille eesmärk on muuta Euroopa Liit 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Seda ei ole ka vaja meelde jätta. Aga meie lähme nüüd tagasi saate alguses kõlanud Raivo Vaasnu juurde Sillamäele, keda seob riigiaparaadiga just see sama suur protsess ehk õiglase ülemineku fond. Raha on küll ootel justkui päris palju, aga entusiasmi või siis lausa omavahel konkureerimist, sellest jääb vähemalt kohaliku omavalitsuse tasemel puudu. Meid siin kohalik ettevõtjaid pani ikka korralikult imestama see, et üksi kohalik omavalitsus ei esitanud taotlust rendipinna jaoks. Miks? Ei tea. Rendipinna jaoks siis? Rendipind, ütleme kas või kontorid või see sama... Tootmispinnad? Elamispind. 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 Mul on palju lihtsam tuua siia inimene Kasahhist. Ja, kui sul on korterid. Kui Saksamaalt. Palju lihtsam on tuua teda Kasahhist kui Pärnust või Tallinnast. Miks peaks ülikooli lõpetanud tulema perega siia? Me võime talle palka maksta mingi aja ta siin elab. Aga kui ta näeb, et selle vabariigi ajal ei ole Ida-Virumaale ehitatud ühtegi uut hoonet. Vaata, võib-olla riik lähtub sellest, et kui sa räägid, ma olen ise rääkinud ettevõtjatega Viljandis ja Valgas ja Võrus ja küsinud, et kas see on see, mida teil vaja on, et omavalitsus ehitab, sest seal kandis üsna populaarne on olnud ehitada neid, ka Haapsalus ja
et või vähemalt rääkida sellest, kõik ei ole võib-olla ehitamiseni jõudnud ja siis nad alati ütlevad, et see ei ole küll see, mida neil vaja on, et neil on vaja, et oleks teed, koolid, lasteajad, sest see on asi, mida nad ise tegema ei lähe, maja võib ise ka ehitada. Nendes regioonides on asjad olemas. Et siin regioonis on siin regioonis seda ei ole, kui kohalik omavalitsus muretseb oma tulubaasi pärast. Kui praegult saab riigi või Euroopa käest raha, ehita see rendimaja ja sa jääd järgmised 30 aastat seda renditulu korjama. Et see on neil raha teenimise võimalus, aga kas puudub huvi või ma ei teagi, milles asi on. Aga kas see aitaks, kui lihtsalt kohaliku elamufondi rohkem nagu jõuga nagu panustada, et teha neid maju korda, et vaata, praegu jääb 80 miljonit üle, see on 160 korterelamut, eks ole, oma finantseering juurde 50-50 on isegi 320 korterelamut. Hruštšovka 6 ruutmeetrist kööki ei tee suuremaks. Et see ikkagi ei muuda, et tegelikult oleks vaja sisse tulevatele spetsialistidele ehitada päris maju. Ja kui me räägime siin 400 õpetajast, keda regioonis vaja on. Ja kui noorel spetsialistil peale ülikooli lõppu on võimalus valida, kas minna Tallinnasse ja me teame, kuidas näevad need majad seal põldude peal välja ja võrrelda sellega, me võime selle penoplasti ümber panna, me võime need seinad kipsiga üle lüüa, aga ega ta ei muutu. See ei ole see. Ma ei ole kunagi üheski nendest Sillamäe Stalini aegsetest majadest käinud. On sees väga ilusaid ja on väga toredaid ja on väga selliseid lõbusaid ka. Siin paar nädalat tagasi müüdi korterit Sillamäel stiilselt renoveeritud vooditoonides. Loen ja aru ei saa, mis asi see on. Mis asja see tähendab? Siis kontroller üle õla vaadates ütles, et kuule, kas sa ikka aru ei saa, et eestlane, et tulete vene keelt meelde. Tuleb välja, et Google'i tõlge sõnast pastelnõk tanah. Et pastelsetes toonides läbi Google'i eesti keeltes ka mina olen ka näinud poes seda Karnja-Plodovih produktov oli kirjutatud, et ka nuga oli mõeldud nende jaoks, et juurviljade koorimiseks, nii et seda otsetõlkimist on tulnud ikka ette. Narva Jõesus siin pakuti teed kotitud. Kotitud teed, jah. Menüüs oli kotitud teed. Aga vaata, see on nagu tore ka, on ju sellised väikesed see on selline väike eripära, aga see elamispinna puudus ja teiseks ka kooli puudus. Et siin regioonis tegelikult, ei ole Tallinnast tulnud ükski niinimetatud rahvusvaheline kool siiapoole. Et oleks mõni ingliskeelne... Inglise koolifiliaal või sakslaste oma või prantslaste oma vahet ei ole. Aga seda kõike saaks ka ülemineku fondiga teha? Ma ei tea, kas see kvalifitseeruks, aga vähemasti eluasemed kindlasti kvalifitseeruks. Eluasemed kvalifitseeruks. Aga siin on nii palju selles municipaalpoliitikas kinni, et suurem osa volikogu liikmetest on kohalikud kinnisvaraomanikud. Ja see on nende sissetulek ja et see sealt läbi läheks. Me ehitame parem kergteid 2 väljasureva küla vahel. Seal ei ole jalgratturid, see on rollatorite jaoks. See on küll olnud minu arust ka Eesti probleem just nende, me hakkame ju nüüd väljuma juba tegelikult Euroopa struktuurivahendite hulgast, sest me oleme ju 90% Euroopa keskmisest elujärjest, eks ju, ja tuleb juurde, siis oleme kohe üle ja siis on see meie kord olla Hispaania ja Portugal, kes meie liitumisel, eks ole, jäid nendest suurtest ümbrikest ilma, aga me ei ole saanud, kui ma täna sõidan Euroopas ringi ja vaatan Poola kiirteid, vaatan seal Sloveenias ehitatud teid, siis meie justkui midagi, mis annaks majandusele palju juurde, ei ole justkui saanud. Et kuidas meil nii on läinud? Ei tea, ilmselt, kuigi statistika järgi me oleme seda raha ikka päris korralikult kasutanud. Ei, meil ei ole kasutamata, meil ei ole jäänud. Me oleme kasutanud, me oleme väga palju panustanud Euroopa Sotsiaalfondi inimeste õppesse, arengusse. Meil on imekaunid kutsekoolide hooned, muuhulgas Ida-Viru kutsekeskus, kus sisu on täiega mäda ja pealt läigib, eks ole. Ja läigib niivõrd hästi, et sealt tulnud õpilane tulles remondiosakonda ütleb fuih. On nii, jah? Kuna ei ole seda valget epoksiidpõrandat keevitajal. Aga ta tööd teha muidugi oskab vähemalt. Tööd teha sunnime. Jah, sest keelta muidugi ei oska, seda me teame, see on ka väga eestikeelne kool. Keelega on pahasti, jah. Jah, see on ka kindlasti probleem. Aga see ei ole probleem siia tulevale väliskapitalile. Neil on ikka sügavalt ükskõik, mis keeles me siin omavahel räägime. Ja kuna siin räägitakse ka segakeelt, ju siin samas kontori peal räägitakse segakeelt. Kõiki keeli, eks ju. Ja sageli me paneme tähele, et ka see sisse tulnud spetsialist õpib eesti keele palju rohkem ära kui see ülejäänud koridor, kes siin on kogu elu elanud. Ja siin jõuame järgmise kohani on meie elamisload. Mis on rohkem kui valus teema. Teie jaoks, jah? Teil on palju kolmandate riikide kodanikke, keda oleks vaja siia tuua. Keda oleks? Ütleme niimoodi, need, kes juba siin on. Kuna siin me põrkume täiesti sellise rumala asjaga kokku, et
ennem sõda, ennem Covidit me ostsime kokku doktorikraadiga poisse. Nii, igalt poolt. Ostsime kokku Venemaalt, Kasahhist, need, kes on nõus siia tulema. Maksame neile korralikku palka. Poisid õppisid ära 2 aastaga eesti keele, andsid ära eesti keele eksami. Pered, et need, kel laps ei olnud, need said 2 aastase elamisloa, need, kel lapsed on, said 5 aastase elamisloa. Ja ka neid ei pikendata. Aga mul on sulle soovitus. Tee startup. Meil on Eesti startup viisa ja startup ettevõttel peab kasvama ükskõik, mis on kvalitatiivne analüüs, kas käive, töötajate arv või miski muu asi, mis peab kiiresti kasvama, siis on sul võimalik saada startup viisa. Ja siis see startup viisa, see on üks palju parem viisa kui lihtsalt üks elamisluba. No me pakkusime gei-abielu ka varianti, et küll see heaks kiidetakse. Aga puhtalt praktikas me pool aastat tagasi saatsime ära esimese poisi. Ja, see on päris halb, jah. Saatsime Kanadasse. No jah, tagasi nad sinna ikka ei lähe. Nad ei saa minna. Ei ole rahvuselt venelane, rahvuselt burjaat, doktorikraadiga hüdrometallurg. Leiaks ennast kohe rindelt. Võib täitsa mobilisatsioonikutse käes. Ja. Mobilisatsioonikutsetega inimestele meil on 0 tolerants, me ei võtta kedagi vastu. Eesti kodakondsust taotleda ta ei saa, hoolimata sellest, et keeleeksam on tehtud. Ta ei saa Vene kodakondsust lahti. Ja seisamegi niimoodi lõhkise küna ees, et saadame Sillamäelt välja eesti keelt oskava doktorikraadiga noorme. See on ka üks koht, kust ma arvan, et peab saama midagi teha. Sest meil oli aasta tagasi oli meil see mure nende sama magistri- ja doktorikraadi ja doktoritega ei ole probleemi, sest kes on Eestis doktori teinud, need saavad siia õieda. Aga magistrite ja pakadega venelased, kes oskavad eesti keelt, selgelt teinud ka sotsiaalmeedias Ukrainat toetavaid avaldusi, eks ole, ja oli reaalne oht, et me saadame nad minema siit. Me leidsime selle lahenduse, et tegelikult peab sellest ka rohkem rääkima. No välisministril eelmisel käisin rebisin pintsaku nööbide eest ära, ei mõjunud. Ei mõjunud, aga siis võib Margusega uuesti proovida. 0 tolerants. Kuna meil järgmistel... Ma tean, mul oli sama kogemus tookord Vene tudengitega. Järgmistel poistel praegu tiksub, neil on alati võimalus, tõesti, me saadame nad Kanada filiaali, 3 aasta pärast on nad Kanada kodanikud. Ja siis nad tohivad ju siia tulla. Siis nad tohivad siia tulla. Aga kas see on... Vastupidi, meil oleks vaja Eesti kodanikke, kas nad tahavad tulla? Ja kui nad oskavad eesti keelt, siis... Ja seda pretsedenti, et näidata, kuna nad 2 korda nädalas saavad eesti keelt peal tööd. Et õpetaja käib siin, õpivad. Ja ülejäänud kontor näeb, et inimesed tulid siia, õppisid ära eesti keele ja nad saadetakse välja. See on jube ebaõiglane. See on... See ei ole õige. Millest tuleb Tallinnas rääkida. Ja see on, praegult on see suhtumine Vene kodanik. Me ei tea, mis riik järgmisena võib sattuda ebasoosingusse. On need hindud, on need hiinlased. Me ei tea, mis maailmapoliitikas toimub. Sinna me ise ei tohi reisida, kui meil on riigisaladuse load, et me sellest teavitaksime. Aga jah, et nende elamislubadega, kui on tõesti spetsialist, kes on siin oma juured alla ajanud, et neid tuleb hoida. Kõige selle kiuste jätkatakse kõrgtehnoloogilist tootmist, millest ülejäänud Eesti väga kuulnudki pole. Aga potentsiaali on rohkemakski, näiteks Sillamäe vaatenurgast tuleks tõsiselt kaaluda ka maavarade kaevandamist. Sõna ise on ju väga kutsuv, maavarad, varad, mis on peidus meie oma riigi all. Kui jutt läheb kaevandamisele, on Eestil ju samas ajaloost võtta üksjagu traumasid. Skepsis on arusaadav. Aga viimastel aastatel on julgus siiski veidi kasvanud ja sellest on hakatud rääkima. Vanadel traumadel on põhjused, mida saab vältida. Aga jah, uraanist me saime eelmine aasta lahti, see oli oma ette. Kuidas see juhtus? Kuidas juhtus, me lahti saime? Leppisime Ühendriikide firma kokku, Kasahhi meil müüa ei lubatud. Ja Ameerika Ühendriikide Energy Fuelile praktiliselt kinkisime selle ära. Sattusime muidugi Euratomi tähelepannale, nemad lugesid lehest, et üks väike riik tahab Ühendriikidele müüa 3,5 tonni uraani ja 9 tonni toorumit. Iraanil on lubatud hoida 300 kilo uraani. Ja nii kui kilo rohkem on, siis pommitame. Meil oli laoplatsil 3,5 tonni. Okei, pole olnud midagi. Kaua ta seal oli? Tuli aastaid seal. Aga tänu keskkonnanõuetele me pidime ta välja vedama. Me pakkusime küll muidugi, et me võime töö ära rikastada ja aluse peale panna, et viime Paldiski hoidlasse, et mine tea, millal riigil vaja läheb. Et kui me teeme oma tuumajaama, siis äkki meil läheb vaja. Kui me teeme kunagi oma... Meie nunnu väike modulaarne tuumareaktor võiks seda vaja. Ja, kuna neid tablette on siin toodetud ka tuumajaamade jaoks. Aga lihtsalt, kui on uraan seal olemas, ta mahub 1 euro aluse peale ära, et äkki vahetame ta tulevikus tablettide vastu. No ei tekkinud kellelgi huvi selle vastu.
Martinile pakkusin nii. ka, et noh, mul on 4 tonni uraani peaaegu, igale poisile kilo juurde, kilo külge, igaüks on räpane pomm, las jookseb. Kõik kardavad. Martin saatis mu pikalt. Ja. Aga läks seda korda ära. Läks Ühendriikidesse, muidugi Euratom tuli ja võttis kõige tobedama allkirja, mida ma elu sees andnud olen. Nii, mis see oli? Vastutan isiklikult sellest, et Ameerika Ühendriigid kasutavad saadud uraani ainult rahumeelsetel eesmärkidel. See on küll üks hea allkiri, jah. Ma ei ole üldse kindel, et see ei või tagasi tulla sind kummitama. Nüüd ma selle teadmisega magan. Aga kui me tulevikus vaatame kas või meie enda loodusvarasid, siis meil tuleb, see on see osa, millest me eriti rääkida ei taha. Fosforiit. No ongi fosforiit. Yeah. Kui me vaatame Euroopa kriitiliste toorainete tabelit, siis majandusliku tähtsuse poolest fosforiit on tunduvalt tähtsam kui meie haruldased muldmetallid, kui meie neometantaal, kuna fosforiidi nälg on ikka päris suur Euroopas. Aga koos fosforiidiga meil käib ka kaasas see asi, mis fosforiidi peal on. Nii, ja see on dikteoniimagi? See ja aastatel 46 kuni 57 Sillamäe tehas tootis uraani sellest. Et siis see aine jääb alles. Aha. Kui me kõik ülejäänud välja nopime, siis see uraan kontsentreerub. Nii. Ja meil peab olema plaan, mida me sellega edasi. Ja siis tuleb Euratom ja küsib, et miks teil on hunnik tuumapommi nurgas? Miks te jälle seda kuradi... Miks te jälle väikesel riigil jälle on 3000? Miks te jälle seda uraani kogud? Ei, ta tekib, ta on üks keemiline element ja siin ei ole midagi parata. Võimalus on teda hajutada, seal on mitmed variandid, aga me peame selleks valmis olema. Me ei peaks teda hajutama, me peaks teda kasutama. Me võime kasutada aga vaatame seda fosforiidirallit, vaatame, kes enne koppa maasse saab, kas meie või soomlased. Aha, neil on ka see variant. Kuna soomlastel on asi, mulle tundub hetkel palju läbipaistvam. Soomlased moodustasid oma riigifirma Finnish Minerals, ostsid ära Jaaralt need kaevandusalad ja nüüd riigifirma tegeleb selle arendamisega. Aga kuidas seda fosforiiti saab kaevandada? Kas teda saab kaevandada avakaevandustes või saaks teda kaevandada suletud kaevandustes? Saab nii ja naa kaevandada. Ja kõik ülejäänud, kui minnakse fosforiidiga, loomulikult on mõtet sealt välja võtta ka vanaadium, haruldased muldmetallid, kõik, mis sealt kasulikku tuleb. Ühesõnaga, sealt tuleks nagu päris palju seda toorainet, mis aitaks lahendada seda, et demokraatlikes riikides ei ole neid aineid. Ja, sealt tuleks muud ka. Tehnoloogia on olemas, tartlased muidugi arendavad ka seda tehnoloogiat. Nad on jõudnud juba selle tehnoloogia õpiku 20. lehele. Nii. Et leiutame oma enda jalgratta, meie jalgratas on palju parem kui teiste jalgratas. No ma ei ole isegi kindel, et ta parem saab, aga muidugi... Ei, me oleme neile raamatu kinkinud. On jah, nad võivad lugeda. Nad võivad lugeda, kuna nii naljaks, kui ei ole, see raamatu autor kolis Eestisse, kes on kirjutanud 2 raamatut teemal haruldaste muldmetallide eraldamine fosfaatsest toorainest. Et enne sõda me ostsime ka Akarooni nimeliselt fosforiidi väetise toetelt seda. Aga ma just mõtlen seda, et kuidas saada nagu selle, see on jälle üks süsteemne känd, eks ole, mille tagant on nagu vaja minema saada, et ütleme, kui sa nagu, vaata muidu on eestlased nõus, et Ida-Virumaale tohib nagu kõiki asju teha, aga millegi pärast fosforiiti kaevandada ei tohi isegi Ida-Virumaal. Ei, ma usun, et rahvas ei olegi selleni vastu, see kampaania on püsti pandud ka meediakampaania. Siin on alates Rooma klubist ja Eesti geoloogidest ja kes sinna külge pandud on ja järgmine nädal Tralla räägib ka sellest pikalt. Sest mina näiteks olen täiesti nõus loobuma oma 87. aasta positsioonist, millest ma õpilaste teadusliku ühingu nimel ka Eesti televisioonile ja igale poole sai sellest kirjutatud. Olin siis teaduslik peasekretär, eks ole. Ja siis tollel hetkel tundus see nagu erakordselt halbplaan, eks ole, aga see tähendas meie jaoks venestamist, saastamist, kõike muud. Ja see tähendas tohutut hauku. Me ei pea ju seda kõik välja võtma. Ma pakun välja, et Rail Baltica kruusakarjääride pindala on 10 korda suurem kui praegult selle sama kruusakarjääri põhjast minnakse edasi fosforiidini. Ja me ei pea seda tegema ju mingisuguse metsiku hooga. Et kõik jumala eest välja, aga siin tekib just küsimus, kes seda Eestis arendab? Jah, kes peaks? Kas see peaks olema Silmet, kas see peaks olema Silmet mitte mingil juhul, mingi teine ettevõtte, kas see peaks riik olema? Eestis on kaks ettevõtet, kel on kaevandamiskompetents. Eesti Energia ja VKG. Üks neist 2. VKG on erakapitalil, seal tekib küsimus, et kuidas seda kasumit pärast jagada. Eesti Energia oleks nagu mõistlik, et see oleks neile ka uus... Aga neil on käed jalad tööd täis. Roheline üleminek. Neil on praegult käed jalad tööd täis, küll nad ka lähevad roheliseks või... Aga kaevureid on neil muidugi kõvasti. Neil on seda kompetentsi tegeleda põhjaveega ja kõigi nende kaasnevate keskkonnamuredega. See on paketis seal olemas juba. Aga seal oleks vaja ainult just nimelt seda riigi
riigi otsust, et asi oleks See on läbipaistev. väga lihtne, sest et seal on ainult omaniku ootust vaja muuta. Et omaniku ootus ei ole enam 1000 megavatti, vaid omaniku ootus on üksiti ka, et lähete sinna maal, toote sealt muid häid asju. Jah, ja kogu see töötlemise pool ka lõpuni, kuna soomlased panevad praegult juba oma seda töötlemisskeemi püsti. No neil on natuke hullem, neil on nende materjalis on uraani hästi palju. Rohkem kui meile. Aga neil on tuumajaamu ka kõvasti. No ikka tunduvalt rohkem. Nad siin pakkusid, et kuna meil on nendega leping olemas, kõik nende testid tehakse meil laboris. Aha. Et kui me jätame kontsentraati selle uraani alles, kas te maksate meile rohkem? Aga neil on 1% seda kontsentraatis niimoodi, et iga kuu siin 2-3 tonni laonurba suut näha. See jääb Soome. Seletame Soome poolel, aga seal on selles suhtes hea, et ta on läbipaistev kogu see protsess. Aga kas nemad saavad sealt teha sellest oma jaamadele tuumakütust? Neil see rikastamiskogemus puudub, aga ma usun, et nad saadavad edasi prantslastele. Saavad prantslastel paluda, neil on niikuinii Areva on see arendaja, eks ole, seal uuemal jaamal juba. Nad saavad paluda prantslastel sellest teha omale siis nagu kütuse, et nad saavad nii-öelda sõltumatu toorainet tsükli. Mis on tegelikult väga julgustav mõeldes sellele Euroopa energiasõltumatusele, et Euroopa energiasõltumatus saab tulla ainult taastuvatest ja tuumaallikatest. Aga tuumakütust seni ei ole ka vaadatud kui Euroopa, ütleme sees saada olevat. Jah, aga Euroopal seda muret ei ole. Kasahhidega kirjutati ju leping alla. Meie sõsarettevõtte, korraga nad loodi ühe käskirjaga. Ulba, kus on maailma ainuke uraanipank. Ulbaga on leping olemas Euroopa Liidul. Aga kui palju, ütleme, kui Soome nüüd asuks seda fosforiiti seal nagu kaevandama, kui mitu olgilooda reaktorit mitu päeva aastas nad ära? Nad suudaks täiesti endaga toime tulla. Suudaks täitsa. Nad ei peakski enam hankima uraani mitte kuskilt mujalt. Sest tavainimesel on hästi raske aru saada, et kui väikesed on need kütuse kogused, mida tuumajaamad vajavad tonnides. Et seda on päris keeruline nagu mõista. Ja kui me räägime uraani rikastamisest, siis ajaloos me oleme välja võtnud, kui palju uraani on siin toodetud. Uraanoksiidi on toodetud 96 000 tonni. Ja sellega saaks... Sellest jätkuks kõigile ja sellest jätkuks Nõukogude Liidu tuumarelva jaoks ja kõige heaks. Saaks tuumajaamad, tuumarelvad sellest kogusest. Ja päris reaktori tasemel tablette, mis olid valmis toodanud, neid oli ka sinna 2000 tonni ligi, et selle pealt võib ikka energeetikat püsti panna, nii et vähe ei ole. Selle jaoks ei ole vaja suurt ettevõtet. Euroopa tuumakütusega ennast suudaks täiesti ise varustada. Äripäev on Eestis ebatavaline nähtus. Ajalehetoimetus toimetab Lutri kvartalis hoogsalt ja vaatad kärarikkalt, aga mida pole, on ajaleht. Eelmisel aastal lõpetati füüsilise lehe trükkimine ära. See on kurb ka, et leht ei ole. Ma saan aru, et nüüd on juba aega möödas, et... Sellega on niimoodi, et seda küsivad kõik teised ajakirjanikud. Meil oli teine asi. Kui me otsustasime ära, et pool aastat varem, et me lehte ei tee, siis kõik ootasid seda päeva. Ja siis kõik hingasid kergendanud. Miks sa teed sellist asja, mida keegi ei loe? Loetakse küll, aga lihtsalt ekraani pealt. Ka Igor Rõõtav on Eestis ebatavaline nähtus. Kõige suurema kala melusana siia saamine vanast akvaariumist oli kõige keerulisem operatsioon kolimise juures. 15 aastat oli ta lehe peatoimetaja ja juba rohkem kui 15 aastat on ta olnud aktsiaseltsi Äripäev peadirektor. Ehk siis ta on inimene, kes on Eesti majandust näinud nii heast kui halvast küljest, tsükli ülemist harja ja alumist põrandat. Seega, seame ennast Rõõtaviga sisse sealsamas Äripäeva avatud toimetuse keskel. Et äkki tahab toimetus kaasa mõelda. Ja, fooniks on meil muidugi 100 telefonimüüjat, aga Aga mis mind teeb natukene nagu meele kurvaks, et kui sa vaatad praegu valitsust, kelle puhul meil olid nagu suured lootused, et tegelikult nagu ei räägita sellest, et räägitakse sellistest ühe päeva asjadest, kuidas sulle tundub? Muide, see ongi see suur põhjus tegelikult, miks me neid podcast'e ka teeme, et meile ka tundub, et seda debatti täna Riigikogus ilmselgelt ei ole ajakirjanduse ja poliitikute vahel ka pigem tegelikult ikkagi ei ole ja poliitikute isekeskis, kui on, siis me sellest ei kuule liiga palju, eks ju, et kumbki sinna ei kuulu, et me võiksime täna
kindlalt väita, et keegi ei ole nagu arutanud neid ideid, on ju, mida me siin oleme rääkinud, aga ma olen jah nõus, et ma olen ise püüdnud käivitada seda debatti, et kas meil on maksusüsteem stabiilne või semistabiilne, et kui meil on lai maksubaas ja universaalsed toetused, mis tähendab, et neid saavad ka rikkad, et kas see nagu pikaajaliselt jätkusuutlik või tuleks ühes või teises suunas muutuda, et kas siis teha maksud nagu progresseeruvaks ja siis maksta ikka rikastele toetusi või võtta rikkamad sealt andmebaasist välja, kus on need toetused. Me mõlemad ei kuulu, et mina küll ei kuulu, aga sina minu arusaamist järgi ikka kuskil sinna otsapidi kuulud sinna poliitikasse või kuidas sa oma nagu karjääri edaspidi ette kujutad? Ei, ma ei kuulu täna poliitikasse, et ma tegelikult ausalt öeldes, kui ma mõtlen nagu selle peale, mida ma teen, siis ma ei saakski täna kuuluda, sest et ma olen väike investor, ma osalen investorina päris, nagu ühes juba osalen, teise olen lubanud, et lähen nagu ka idufondides, eks ole. Ma olen teinud koostööd ja teen ka praegu eraettevõtetega. Aga kas see ei ole mugav positsioon? Me teeme seda teist, kibitseme nagu kõrvalt, anname nõu, kritiseerime. Keegi peab selle ära tegema. Just, aga mul oli nagu see probleem sellega, et ma endiselt olen seda meelt, et mul ei kõlvanud oma institutsionaalset populaarsust ühe maailmavaate toetuseks nagu keerata. Ma ei saa valimistele nagu minna, eks ole. Aga kui erakonnad minu käest küsivad ja ma suhtlen paljude inimestega, eks ole, siis me arutame neid asju ja tegelikult ma võin öelda, et ega neid mõtteid saab arutada, aga millegipärast nagu ei liigu või nad nagu ei jõua kuhugile edasi. Et ma saan aru, et lihtne vaade suu seisukohast on, et aga mine kandideeri ja siis tee, on ju. Aga see on ikkagi, me keegi ei kahtlusta ju tegelikult, et Reformierakond endiselt tahaks seista ettevõtete huvide eest, aga mingil põhjusel on kanatakus. On see siis koalitsioonis kinni? Mõnikord võib-olla on olnud koalitsioonis kinni, aga siin on olnud nüüd üsna erinevaid koalitsioone viimastel aastatel Reformierakonnaga, eks ole, Keskerakonnaga koos, Isamaaga koos, nüüd siis E200 ja sotsid. Viimastel valimistel, minul oli, kui need valimistulemused tulid, ma arvan, et mina ja mitte mina üksi, et me tegelikult rõõmustasime. Ja tegelikult nagu tundus, et oli hulga aja tekib Eestis nagu koalitsioon, kes suudab nagu käia ühte jalga, kes tõesti suudab nagu need pikaajalised peale panna. Aga see, mis nagu juhtus, oli ka mulle mõnevõrra nagu ootamatu. Tänukene asi, mida kiiresti suudeti kokku leppida, olid maksutõusud, millest ennem nagu juttu ei olnud. Et meil ei ole midagi nagu maksutõusude vastu, aga seda kõike tundus mulle natukene vähe. Et tahaks saada ka paremat ärikeskkonda? Jaa, ma tahaks ikka saada mingisuguseid eesmärke. Need eesmärgid võivad mulle mitte meeldida või vähem meeldida, rohkem meeldida, aga ma tahan, et meil ikkagi oleks valitsus, kes võtab mingisugused eesmärke. Et praegu midagi on, aga nad on väga deklaratiivsel tasemel. Näiteks, mis need lootustandvad idud on? Näiteks me lootustandvad, kui sa vaatad nagu Eesti 200 seda deklaratiivset programmi, kuidas nad kirjeldavad näiteks seda personaalset riiki, siis kõik tundub ilus. Aga kus see sisu on? Nad on pool aastat võimul, ma ei ole sellest enam midagi kuulnud. Kusjuures ma olen märksa maalähedasem kui sina. Mina näiteks tahaks, et keegi muudaks ära kaugkütte seaduse nii, et sa saaksid serveripargi jääksoojuse panna sinna kaugküttevõrku, ilma et sa täidaksid kõiki kaugkütjale esitatavaid tingimusi, mis tavaliselt on seotud kõrgete temperatuuride ja rõhkudega, on ju. Et ma olen sinust märksa vähem ambitsioonikas. No ma võin ka vähem ambitsioonikas olla, et mina tahaksin, et Eesti ajakirjanduse käibemaks mitte tõstetaks 9%-le, vaid viidaks 0, sellepärast, et kvaliteetne ajakirjandus ja riigi sotsiaalne ja majanduslik areng on otseselt nagu seotud ja Eesti on nii väike riik, kus tegelikult riik peaks seda hoidma. Ja vaata, sellega on nagu täpselt see lugu, et kuna sa oled ise ajakirjanduses, siis sul on nii suur huvide konflikt, kui sa seda väidad, et kui sa ühel hetkel enam ei oleks ajakirjanduses ja siis seda väidaksid, siis see oleks palju tõsisemalt. Selles mõttes väitan seda tõesti kodanikuna, tegelikult meil huvide konflikte ei ole, sest äri peab natuke teistmoodi ajakirjandust. Meie tellijad valdavalt on ettevõtted, kellele ei ole sooja ega külma, milline see käibemaks on. No üleüldse te olete konverentsikorraldaja ja kõike muud meil on ikkagi ajakirjandus on nagu kõige tugevam osa, aga ma tõesti mõtlen siin nagu kodanikuna, et Eestis võiks olla ikkagi tugev, tulevikku suunatud, head ajakirjanikud heal tasemel. Et kui see käibemaks ära lõigata, me tegime selles mõttes nagu arvutuse, et see on enam-vähem ekvivalent 100 ajakirjaniku töökohaga. Riigi seisukohast üliväike summa, meediale tegelikult nagu väga suur ja tohutult suure mõjuga. No vaba meediasõbrana ja erameediasõbrana ma kaldun seda nagu toetama seda seisukohta, aga kui sa juba seda käibemaksu sõna mainisid, siis vaata, mul oli ka hästi suured lootused ja nüüd mul on tekkinud nagu suhteliselt suur hirm, et meie järgmise valitsuse peaminister tuleb suure tõenäosusega EKRE-st.
miks? Sellepärast, et vaata, kui sa nagu tuled ja jätad endast mulje, et sa teed jõukamate inimeste huvides otsuseid ja mitte vaesemate inimeste huvides, ehk et sa likvideerid maksuküüru, mis on väga õige, see maksuküür oli erakordselt opakas asi, on ju. Aga siis sa ei kompenseeri seda selle sama tulumaksusüsteemi sees tulumaksumäära tõstmisega kõrgemale niimoodi, et sa hakkaks vähe ennem nagu mõjutama inimesi, kui siis, kui nad juba 8000 eurot palka saavad, negatiivses suunas see muudatus on ju. Vaid sa kompenseerid seda käibemaksuga näiteks, et siis see on väga suur, noh, ütleme, sa avad ennast kriitikale, et sa oledki rikaste inimeste valitsus. Jah, oledki ja nii ja naa, aga kui alternatiiv on EKRE, siis ma arvan, et Eestis on ajakirjandus ikkagi piisavalt nagu tugev ja see meediateadlikkus või ühiskonnast arusaamine on piisavalt tugev, et EKRE võib saada küll palju hääli, aga ma arvan, et peaministri kohta ei saada mitte kunagi. Sa arvad, et see eelmine kogemus Eesti ajakirjandusega sellele valitsusele, mõistlikule osale sellest valitsusest oli niivõrd valus, et seda enam mitte keegi mitte kunagi ürita? Jah, noh, valitsusele üks moment, aga ma arvan ka nagu valijatele. Et ma arvan, et ikkagi valijate enamus ikkagi ei suuda sellega leppida, sellised kombinatsioone ikkagi nende tõenäosus on väga väike. Aga jättes EKRE kõrvale, et see põhimõtteliselt, eks ju, see nagu oli õige, et noh, ma ei tea, sinul läheb tulumaks alla ja kellelgi läheb käibemaks üles, kes tõepoolest kogu oma raha piima ja leiva peale nagu kulutab. Kui sa seda nii vaatad, siis jah, mina ei ole sellega nagu päris ja tundub nagu kuidagi vale. On ju? Ja tundub kuidagi vale, et midagi tehti nagu valesti, aga mulle ka üldse tundub see, et kas meil on siis see asi praegu ikkagi nii traagiline, et meil on vaja see eelarve tasakaalu võtta, meil on igal juhul vaja olla Euroopa kõige madalama nagu maksukoormusega riik, et lõppkokkuvõttes me oleme 2 aastat tõesti majanduslanguses, et see traditsiooniline vaade on mitte mida mina üksi ei jaga, vaid paljud teised ka, et riik peaks nagu investeerima kontratsükliliselt. Aga mida riik teeb? Riik ütleb, et ta võtab kulusid kokku. Jumala õige. No kust ta kulusid kokku võtab? Ei võta püsikulude pealt, ta võtab investeeringute pealt. Teil tuleks teha vastupidi, püsikulud kokku, investeeringud üles. Juba 99. aasta säästueelarvet tehti tegelikult niimoodi, et võeti ära investeeringud, sest noh, teise poolaastaga, mis sa enam jõuad, on ju midagi muud nagu ei jõudnud ka, eks ju teha. Ma natuke tunnen puudust, kui poliitikat vaadata, et kunagi see tundus naiivne, aga ma tahaksin midagi samasugust, nagu Ansip sõnastas oma selle ambitsiooni, et jõuda viie rikkam riigi juurde. Meil võiks tulla vähemalt sellist ambitsioone, olgu või nad naiivsed, aga kui meil üldse midagi ei ole, siis ei ole hea. Eks sellised ambitsioonid olid ka need suured asjad, millest me täna üldse alustasime. Muidugi peab arvestama ka sellega, et ambitsioonid on põnevad just seepärast, et nad on riskantsed. Kui äriettevõte riskib ja ebaõnnestub, siis see võib olla küll kulukas, aga see on osa loomulikust toimimisest. Aga kui riik riskib ja ebaõnnestub, siis on see tihti jube piinlik ja hakatakse süüdlaseid otsima. Vähe sellest võib juhtuda, et riik isegi ei ebaõnnestu, vaid tulemus jääb lihtsalt aastate kaugusele. Poliitik saab sellest kõigest muidugi aru ja tema jaoks on kõige lihtsam lahendus mitte riskida. Ehk siis mitte teha teistsuguseid asju. Ja, vaata, lihtsalt tuletan meelde, et me oleme praegu vist kõik nõus, et sa olid seal nagu lähemal kui Mart Laari valitsuste nagu paremad ajad ja nad on andnud meile tõesti nagu selle, keegi vaidlusta seda, me oleme olnud Ida-Euroopa nagu kiirem. Aga tuleme selles aega selles mõttes nagu tagasi, et ma ajakirjanikuna Mart Laari kritiseerisin paremalt ja vasakult see asi tegelikult selle hetkel ei paistnud nagu üldse nii. Tead, mis Mart selle kohta ütles? No me läksime ka vahest, ütlesime, et kuule, et oleks vaja need ministeeriumitest, need väiksed pangad kõik kinni panna, et ära likvideerida ja seal veel mingeid asju, aga tead, teeks aga jube ebapopulaarne. Mart ütles, et mis siis? Las kiruvad, ühe valimistsükli pärast saavad aru ja valivad jälle. Jah, aga täpselt nii ta selles mõttes läkski, et selles mõttes tahaks ka tänas poliitikas näha midagi samasugust. Aga sa arvad ikkagi, et nagu midagi on seal puudu? Aga ma arvan ikkagi seda, et meil on poliitikas ju kogu aeg midagi nagu puudu olnud. Mart Laar oli okei, siis tulid nagu mõned mehed, kes ei olnud nii võimekad, aga ettevõtlus on sellest hoolimata läinud ikkagi kogu aeg nagu ülesmäge. Et siin Taavi Rõivas peenhäälestas, aga sama ajal ükssarvikud kasvasid. Ja Vais ja teised ükssarvikud nad tulid. Et ma usun, et siin on ka jõud on niivõrd nagu tugev ettevõtete käes, et see ka nii rumalat valitsust meil ei tule, kes selle progressi päris suudab seisma. No saab hakkama, kui sa ikkagi oled väga ksenofoobne ja paned kinni ka näiteks tööjõu sissetuleku täiega ja siis tegelikult saab hakkama, ma usun. Ja, aga ma arvan, et siis hakkab ikkagi ühiskond vastu. Ma tahaks ka loota. Väga hea, kuule, aga aitäh.
me saime kiiresti purki, mis on Eesti majanduses hästi ja kõige tähtsam, mis me purki saime, on see sinu optimism. Et see on väga hea asi, ma arvan, et kui ettevõtjatel jätkub nagu seda särtsu ja optimismi ja ma saan aru, see põhineb ettevõtete külastamisel, et see on väga hea. Ma arvan, et see on ka teatud mõttes ikkagi alus, et kuni meil on seda optimismi ja tahet ja kui mitte, et me ei virise ja ei tõmba saba jalga vahele, et siis on kõik hästi. Kui me nende podcastide tegemisega peale hakkasime, siis lootsime, et kuigi me uurime Eestis probleemseid kohti, siis on meil lõpuks ka midagi positiivset öelda. Nurisida on ju lihtne, aga heade ja värskete mõtete pakkumine on palju keerulisem. Tore, et ka Eesti majandusest leiab optimismi, isegi kui see on tasemel, et hea asja ärarikkumine on õnneks keeruline. Saate autorid olid Kersti Kaljulaid ja Mattias Tammet. Saate toimetaja oli Indrek Lepik. Saade valmib tänu president Kaljulaidi fondi toetajatele, nagu sina, hea kuulaja. Aitäh kaasa mõtlemast! Aitäh!